Mats alati on tubli mees, ei kedagi ta pelga, ei kummarda ta saksa ees, ei tõmba küürus seiga. Isa, sa ei olnudki võinud olla. Tassi kassi ära tappa või? Äkki te peaksite talle midagi alternatiivset pakkuma? Sa oled ikka ingel. Tarantust mina olen Igor Ukki teiega täna siin Kukkauudised. Täna me räägime siis erinevate teemadel sotsioloogiast, liigiaretusest ja ka poliitikast. Liigiaretusest nii palju, et täna ehitati siis Väitsa külas lihasööja jänes. Kuid see selleks, nüüd läheme tähtsamate teemade juurde. Siis kriminulli juurde. Just eile õhtul juhtus traagiline õnnetus keset linna, kus 5-aastane poiss sai ühe kiire Toyota alla. Eile õhtul kell 4.56 juhtus Balti jaama lähistel tõsine avarii, mille käigus sai vigastada 5-aastane Jaansmaals. Poiss kaotas palju verd ning tõepoolest ta viidi haiglasse. Liiklusõnnetuse põhjustanud auto läheb mahakandmisele. Hilisem ekspertiis kinnitas, et õnnetuse põhjustas Eesti YouTuber Martin Laapin, kanali Martist Laapin šamanik. DNA test kinnitas, et tegemist on Jaansi kasuisaga. Sellele vaatamata ta vaistati. Ei, tema pole sellest süüdi. Mida kurras? Ei, miks te teete seda? Ei, ta ei tahtnud mind ju ära tappa. Mida te teete? Ei, ärge tehke seda. Jaans, ärk ülesse, Jaans, ärk ülesse. Jaans, jumal tänatud, et sa elus oled. Ma peaaegu hakkasin kartma, issand jumal. Kuidas see võimalik on? Ma nägin, et nad panid su vangi ju. Mingi Martti Laapi läks minu asemel vangi, et minu mingi teine isiksus, et tema pandi kinni, et nagu hea isiksus peal pael päästis mu ära. Mis juhtus? Kuidas see Toitu mäletas, jooksid mul auto, et ta saaks peaaegu surma saanud. Mis nüüd saab? Ai, nüüd polegi midagi, Jaans, mina ei usalda neid linnaarste, nemad panevad sulle siukseid rohte sisse, mis teevad sinuski linnainimesed, sina enam siia kauemaks jääd. Täna õhtul ma viskan kivaga aknale ja sina tood aknale, ma annan sulle edasised juhised ja siis me põgeneme siit ära. Okei, isa. Jaans! Ärka üles, kell on 7! Jaans, tule välja! Aega koju minna! Mis sa magad vä? Isa, sina või? Kurat, ma ei saa ju mitte midagi aru, ma ei oska ju lugeda. Isa, ma ei oska lugeda. Kurat, Jaans, õpi lugema! Nii, sellest sa pead küll aru saama. Kurat, ma ei näe mitte midagi. Telefoni peal vaatama. Siin on ju see haiglaplaan. Otsa, kurat, paneme kohe minema. Üle kõige on maailmal vaja üht vaba last, kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast või kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust. Kuid püüdjail on vaja just vaba last. Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps. Isa, päästa mind ära! Nad tulevad, pane autos hoia, lämme. Kurat, isa, miks sa rattaga tulid? Mis sa räägid? Ai, mul auto ju läks maha kandmisele, me peame rattaga minema, teeme käkku, nüüd piiavad kinni veel. Vahet pole, lämme siis, davai! Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps. Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hooli. Põgene vaba laps. Kõikidel inimeste seisundid ja need on energeetilised põhjused ja kõikidel on erinevad ja ühe inimese tegevus kasvab teise
no Jaans, ma teen sulle natuke teed ka, et katsu see ära juua, et sega ise vesi sisse ja katsu puhata siis. Aitäh, eks-isa. Aga eks-isa, kas sa vaataksid koos minuga telekat, palun? Ai, sorry Jaans, ma ei saa kahjuks, et ma pean minema tegelema paari asjaga, paar asja lähen korda ja siis pärast tegutsema, onju. Ja Jaans, ma tean, ma pole seda varem öelnud, aga tegelikult mul on väga hea meel, et sa oled elus. Tegelikult on minul ka hea meel. Extreme ways are back again. Extreme places I didn't know. I broke everything new again. Everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know will part the colors of my sea. All perfect coloring. Extreme ways that helped me. They held me out late at night. Extreme places I had gone. Had never seen any light. Kurat, see on igav. Tere õhtust, mina on Igor Kukk ja need on järjekordsed Kuke-uudised. Jätkame siis sealpoolt, kus meil veel kord poleme. Ehk siis otse südalinnast Tallinnast, kust jäi auto alla 5-aastane Jaansmaals, kelle ajas alla tema enda eks-isa Martin Laapin. Aga nüüd on asjaolud muutunud. Nimelt põgenes 5-aastane Jaansmaals otse haiglast ja nüüd on ta vabaduses. Ja Eesti Kaitsepolitsei ja Kaitseliit ja kõik liidud on kuulutanud tema tagaotsitavaks. Kurat, jätke mind just korda rahule. Jaans! Mis sul iga on? Isana taval mind kinni püüda. Heida möla, ma ütlen sulle. Tule üles ja ma näitan sulle midagi. Kohe tulen. Ja isa, juba tulen. Ja Jaans, tule kähku üles, istu maha, ja. Davai, isa, no räägi. No nii nagu sa juba aru oled saanud, et siis tõepoolest sa oled tagaotsitav. No nii, see ongi meie plaan siis, et mis edasi saab. Selle, et sina siin. Eks isa, see näeb rohkem välja kui põrsas kui mina. Ei Jaans, ei ole põrsas, see oled sina. Ei isa, see näeb täpselt põrsa moodi välja. See oled sina, mitte põrsas. See pole üldse minu moodi, see on ikka põrsas, mina arvan. Ole vait, Jaans, sa oled Rootsi. Päriselt või? Ma ei tahtnud seda nii öelda. Mul on alati tahtnud Rootsi minna. Aga näed, Jaans, siin on kõik, mis sul on vajalik. Seal sees on kõik vajalikud võltspassid ja krediitkaardid ja raha, et sa saaksid Rootsis ise oma päid hakkama. Ma isegi natuke muutsin seal, tuunisin su nägu, et sind ära ei tuntaks. Urmas Bergandi Roosaarelt või? Aga nüüd mine tuttu ära ja siis homme hommikul jätkame. Loojangule vastu kappab üksik hobune, kuhu viib küll tema tee, kas tal pole peremeest. Kiirest jooksus sasitud on uhke natsullapp, tolmune on silena, kauneis silmis valuva. Miks nii on? Sind ei vaja keegi enam nüüd ja kas on? Terve, vaadake sinna, Rootsi paistab juba, Sweden. Me sõidame Saaremaale. Saaremaale? Kurat. Tervist. Oota, isa, mis ma pidin neile rääkima? Ütle neile, et aitäh 15 000 subscribersi eest. Aga miks ise seda ei räägi? Aga ma olen nii väsinud lihtsalt selle seriaali filmimist. Okei. Isa siis ütles, et aitäh 15 000 subscribersi eest. Hashtag rip in peace Jaans. Tšau.